Tere hommikust! Nagu lubatud, siis täna 100+ kilti lõdvestuseks peale. Ilm on palavam kui eile. Ja see muidugi seadis ka minu väljatulekul omad piirangud. Hea meelega oleks tahtnud tulla õhtupoole. Aga poodide lahti olek peab päev. Kuskilt peab vett saama. Seega pidin tulema keset päeva. Vaatame, mis päev toob. Siuksed vanad double trackid on kõige ägedamad teed minu jaoks. Siuksed põnevad oma looga. Ei ole siuke tühi uhamine, vaid peab veidikene trikitama ja näeb tegelikult hoopis teistsuguseid kohti. Soovitan oma trassidesse selliseid asju sisse lülitada. Kindlasti emotsioon tagatud. Ma pole kindel, kas see videos nii hästi peale jääb. Aga kas pole mitte ilus, Siuke Rolling Hills, ma arvan, üks 3 kilomeetri jagu. Lihtsalt äge. Ja samas on ka Suukurgede pere. Äge. Veel üks piirkond, üks koht, kus mul tegelikult fotoobriku aegadest on paar pildistusmälestust. Vaatan, kui kodus pärast arhiividest midagi üles leian. Äkki panen siis siit ka paar pilti üles. Ja seal lihtsalt üks kitsepere vahib mind. Ära ei lähe. Ilmselt on hommikusöök pooleli. Rubriigist ilusaid kohti Eestimaal. Esiteks siin on väga äge tee. Ja on ilus järv. Ja mõni on õnneliket. Elab seal ilus järve kaldal. Ja kes ära ei tundnud, siis see ilus järv oli Leigo järv. Jällegi igasuguseid mälestusi. Nii enda pulmast kui teiste pulmadest ja pildistamistest ja ride down the memory lane igal juhul. Rally Estonia katse. Ägedad kurvid. Räägiks mõne sõna taastumisest ka. Esimese 200 järgi ei olnud lihastes midagi tunda. Eilse järel täna hommikul siis natukene reie eesmised andsid tunda, aga niipea kui sadulasse sai, niipea oli kõik jälle täiesti okei. Öine uni oli rahutu, aga seda tegelikult temperatuuri pärast väga palav oli. Siis puhkeluku pulss oli siuke 4-5 lööki kõrgem. Aga see oli täiesti oodatud. Tavaliselt mul reageeribki niimoodi pärast pikemat pingutust. Aga pingutuse ajal või nüüd sõidu ajal reageerib täiesti adekvaatselt. Läheb üles, tuleb ilusti alla. Nii et kõik korras. Sõidame edasi. Läheme külastame Eevipoodi. Kuulus Eevipood. Äkki saab vett ja krõpsu jälle.
see on siis kuulus Eevi pood. Käisin, ostsin vett juurde. No ja nagu ikka, kartuliahvlid ka. Paraku siin on mingid maitsega, palju lihtsalt soolaga ei olnud. Aga mis teha. Üks tähelepanek veel, millele ma just Eevi poes mõtlesin, on see, et väga vähesed poed panevad oma külmkappidesse täna tavalist gaseerimata vett, joogivett. Eevi pood oli üks vähestest, kus ma tõesti sain külmast nagu vett. Sest tundub, et see külmkapi pind on nii väärtuslik kinnisvara, et enamjaolt läheb see siis mingite gaseeritud jookide alla ära, kas alkoholiga või ilma. Aga siukest tavalist vett külmast on väga raske saada. Go figure. Selle tee nimi, mida ma praegu sõidan, on Mäetee. Ja see tee on täielikult oma nime väärt. Ongi ainult üks mägi ja muudku roni ja roni. Kaua võib? Aga siit tee pealt nüüd mäest alla on väga äge sõit. Vaatan, kas mul õnnestub käest filmida või läheb väga sketšiks. Tehtud siis tänane sõit ka. Kindlasti oli rahulikum kui eile, aga samas oli raskem ja seda just eelkõige temperatuuri pärast. Rämedalt palav oli. Numbriliselt, mida siis tänane sõit endast kujutas. 5 tundi 25 minutit, 118 kilomeetrit. 22 kilti keskmist, 119 vatti keskmine võimsus, 140 vatti normalized power ja keskmine pulss 114. Aga ronimist tuli ikkagi 100 kilomeetri kohta oma jagu, tuli 896 meetrit, peaaegu 900 meetrit. Päris kõvasti sai ronitud. Need 3 sõitu tähistasid siis käesoleva treeningtsükli lõppu. Nüüd tuleb 1,5 nädalaks puhkus. Lähme hoopis perega reisile. Mõnda aega nüüd rattavideoid üles ei lae. Kui tagasi, ehk siis vaatab, mis plaan endast ette kujutab.